Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Ahoi rassa, kõik suured ja väiksed roolikeelajad. Autotund alustab 27. aprillil. Meie saate järjekordne saade on väljas, millest me räägime sellest, et normaalne bensiin kaob Eesti turult. Enam bensiini osta ei saa, kui tanklad jäävad alles. Aga mida see tegelikult tähendab kõigile autoomanikele, autojuhtudele, sellest räägime lähemalt. Võid minna Eestis autosalongi, küsida uue auto, sõita sellega proovisõitu ja küsida palju kütusekulu on. Aga see, mis number on sulle sealt vastu öeldakse, seda ei maksa alati uskuda. Meil on selle kohta üks eluline näide. Ja siis räägime uudistes veel sellest, et Eesti turul on jõudnud väga äge uus retromaastur. Ja proovisõidu osakonnas on meil teemaks kuumad, väikesed, kiired autod. Üks Hyundai konkreetsemalt. Ja saate lõpus anname teile paar kasulikku nippi ja jagame kogemusi selleks puhuks, kui te lähete suvel või ka kevadel või sügisel või talvel reisima ja tahate autot rentida. No nii, alustame uudistega. Enne kui läheme kütuse jutu juurde, siis IKEA mööblit on igaüks kokku pannud, aga on olemas nüüd ka autod valmis, mida saab kokku panna just kui nagu IKEA mööbli. No ta veel valmis ei ole, et paar aastat tagasi Gordon Murray, kes on üks McLareni loojatest, olist loojatest. McLaren F1 looja küll. Et McLaren F1 just, et käis välja tema, ta on pikalt mõtisknud erinevat moodi autod üle, ta on teinud ühe prototüübi hästi väiksest autost, see vist ei ole ka müüki jõudnud. Ja nüüd on ta paar aastat töötanud sellise auto kallal, mis on mõeldud arengumaadesse, aga ta ei ole selline, ütleme, linnaauto nagu oli Tata Nano, mis pidi olema maailma päästma kõik maailma linnad oma väiksusega. Teate, miks Tata Nano ei olnud edukas või? Sest et India noormehed ei leidnud endale elukaaslasid selle auto roolis. See on piisavalt cool ja sellepärast teile läbi. Okei, mina olen natuke maisemat kuulnud, et need samad India noormehed vaatasid, et ma ei mäleta, ütleme siis 4000 euro eest näiteks, mis sa said see Tata Nano, see võis olla ka odavam. Saan ma mõni aasta vana kasutatud näiteks natukene suurema ja parema Tata, mingi teise auto, et siis no kes siis tahaks sõita selle külmkapiga. Okei, aga Gordon Murray töötab välja autod, mille nimi on Ox, on mõeldud arengumaadesse ja praktiliseks selliseks tööautoks, mis pääseb rasketesse kohtadesse, ta saab vedada seal põllumees, saab vedada kaupa põllult minema, teise linna, läbi raske kõrbe või rohumaade. See on siis nelikvedu ja kast. Kõik sellised väga praktilised asjad ja hästi askeetlik. Ja point on see, et ta on tohutult lihtsa ehitusega. Et loomulikult ei ole seal turvapatju ja isejuhtivust, aga ta on võimalik näiteks hästi lihtsalt lahti ja kokku panna. Et seal oli vist kirjas, et 3 meest 12 tunniga lammutad selle auto 60 osaks, aga selliselt, et selle saab ka pärast kokku. Lammutamine on lihtne, saab ka kokku, et saab teda rasketest kohtades näiteks üle transportida, üle, ma ei tea, jõe läbi mingite kohtade. Et selle nüüd esimesed sõidukid on testimiseks valmis saanud ja selles nähakse väga suurt edasiminekut just sellistes rasketes kohtades inimeste elujärje parandamiseks. Et see ei ole mingi autoentusiastide ja selline, et nüüd saaks kiiresti niisama lihtsalt ringi rallida, vaid see nii palju, kui üks auto saab seda olla, on mõeldud maailma päästmiseks. Palju ta maksta võiks? Kui arengumaades mõeldud on, siis... No seal on kindlasti hind on üks argument, kuna seda veel ei müüda, siis on raske öelda, aga loomulikult üks olulisi selle lihtsuse juures ongi see, et ta saab olema väga-väga odav. No kui 4 minutit on meie saade käinud juba, siis on õige aeg mind ka tutvustada. Mina on saatejuht Ants Lõugas, Tarmo Tähepõld on minuga koos saatejuht Geeniuse kaasautor Sulev Ladva on meil 3. täna saates. Sulev, kas sa ostaks Oksi lihtsalt pulli pärast kokku monteerimiseks, kui see oleks müügil ka Eestis? Ma arvan, et see oleks väga hea viis õppida automehaanikat ja kuidas seda kokku ja jälle lahti võtta, et miks mitte? Jah, ilmselt see, kui seda oleks võimalik osta Eestis, siis ma kardan, et ta sellised tavanumbri märgi all ilmselt ei läheks läbi, arvestades kõiki euroturva ja muid nõudeid, aga miks mitte oma vanemate tallu või kuskile selliseks asjalikuks tööautoks. Jah, maanteele kindlasti ei kipuks.
olgu, lähme nüüd edasi. Kõige tähtsam on võib-olla sellise teadaande juurde, mis sellel nädalal tuli ja mis on oluline kõigile, kes Eestis sõidavad bensiiniga. 1. maist enam puhast bensiini Eestis ei saa. On see väide õige? Ei ole. Jah, Eesti on, ma saan aru, Euroopa Liidu riikidest viimasena jõudnud selleni, kes hakkab kohustuslikus korras siis kütusesse lisama biolisandeid. Bio või bio? Biolisandeid. Päästmaks siis taaskord maailma. Mis see nüüd tähendab? Räägime korra lihtsalt ära väga elementaarsed asjad, mida on vaja teada selle asja kohta. Ma lähen 1. maist tanklasse, võtan selle tankuri, 95 on ikka vist peale kirjutatud või on nüüd E-tähega 95. Seal võib olla mingi täpsustus, nüüd vist 95 E5 äkki. E5, jah. Ja. Nii. Ja see asi, kui ma lasen oma autosse, mille tootja ütleb, et see sõidab bensiiniga see auto, kas ta sõidab mul siis ka selle biolisandiga? Ja ta sõidab 1. maist ka selle biolisandiga, samuti diiselkütus, millele neid lisandeid pannakse isegi rohkem, milles näiteks mõni kütustootja on seda või kütusemüüja on seda juba eelmisest aastast saati kasutanud, ma tean, Nestel on see Futura diisel, Pro diisel. Ei, selles mõttes selle aasta 1. maist ei pea inimest muretsema, pane sinna paaki seda, mida sa alati oled pannud. Okei, järgmine küsimus, miks see siis tähtis on? Kas see on kütusemüüjate mingisugune oma paagis keeravad midagi kokku ja ei puuduta kuidagi inimest? No selles mõttes puudutab, et võib juhtuda, et natuke tõuseb hind, võib ka mitte juhtuda, seal on jälle see hästi keeruline, ärme selles saates selleni lähe, et aktsiisid, maailmaturu hind, kate, kõik asjad, et see võib tõusta, võib mitte, aga puudutama hakkab see inimesi järgmise aasta kevadest, siis kui selle biokütuse osakaal fossiilses kütuses suureneb. Et kui praegult on kohustuslik, pannakse 5% bensiinile seda etanooli juurde, siis järgmisest kevadest on see 10%. Ja võt siis peavad inimesed hakkama mõtlema, sellepärast, et enamikele, no ma julgen öelda enamikele autodel, juhtu mitte midagi. Pane seda sama 95, mida sa oled alati pannud, aga on teatud auto ja nende mootorid ja nende väljalaske aastad, mille puhul seda ei ole soovitatud panna tootja poolt. Okei, ühesõnaga E5 sellel aasta uudis võib rahulikult edasi sõita, järgmine aasta siis suureneb see E10-ni ja siis läheb asi kurjaks. Ja ma lugesin selle E10 kohta, et mis juhtub, kui sinu mootor otseselt ei ole mõeldud sellega sõitmiseks ja tegelikult tundub see asi ei ole nii hull. Ma leidsin sellise E10 bensiini.fi lehe, kuna Soomes on E10 juba pikalt olnud ja nad ütlevad, et võib-olla väga vanade autode puhul see ei kehti, aga kui see on selline natukene vanem auto ja ei ole mõeldud E10-ga sõitmiseks, siis sõida natuke rahulikult edasi, kui on veerand või pool pakki läinud, siis pane seda õiget tavalisemat kütust peale, et see seguneks ära ja kõik on tegelikult korras. Just, aga järgmise aasta puhul see õige kütus siis, kui sinu auto tõesti seda E10 ei taha, sa tahad olla hea automanik, ei riski, lugesid manuaalist, no bio, siis sinu võimalus on sõita edasi 98-ga. Ja ühesõnaga, kui ma alguses väitsin, et Eestist enam ei saa ostada tavalist bensiini, siis see tegelikult jääb müügile. Ta jääb, aga ta on kallim. 98 all. Mul tuli meelde, et ta jääb 98 ja minu arust jääb müügile ka 95, aga ta on kallim. Sellepärast, et sa reostad rohkem loodust. Aga panen 5% seda bioloogilist kraami sisse, see on mul odavam. Nii et jah, ma ei tea, kui palju me nüüd inimestele asja selgemaks tegime. Kõige tähtsam mis meelde, et see aasta võib rahulikult edasi tankida, järgmine aasta 1. mai, siis tuleb hakata tähele panema, kas teil on vanem auto ja oli meil Geeniuses ilmus üks tabel ka juba, mille on mis annab siis ülevaate automudelitest, mille on selle E10 suhtes nagu tundlikud või ei maksa sõita, on ju. Et siin ma vaatan enamikku need autot, millest räägitakse, millel ei ole lubatud E10 kasutada, jäävad see tootmisaastat vahemiku kuskile kuni 2005-6. 7 on kõige uuemad Audi A4 näiteks, väga levinud mudel on ju. Ja 2007 aasta Audi A4, et siis pead ostma kallimat kütust. Et seal on see probleem jah, et seal ei ole niimoodi, et üks tootja näiteks ei soovita oma autodele või isegi üks mudel, seal võib tõesti olla niimoodi, et Audi A4, see oli vist see 2.0 FSI mootor, vahemik, mis on toodetud aastatel
2001 kuni 2004. Et inimestel on nüüd aasta aega, kui nad ei plaani autot vahetada, vaadake Autogeeniuse lehel on meil see tabel praegult, et kas teie autol sobib, kui te tabelit ei leia või ei viitsi otsida, siis järgmine kord hooldusesse, teenindusse sõites lihtsalt pidage maha oma mehaanikuga südamlik vestlus, öelge, näete, mul on see auto, ma kavatsen sellega veel vähemalt 10 aastat sõita, mida ma järgmine aasta seda tankida võin. Aga jah, et 1. maist paanikat ei ole, järgmise aasta 1. maist tasuks üle vaadata ja mida me ei ole puudutanud, diiselkütusele tuleb ka kütuselisand, või see biolisand, aga minu teada sellel ei ole. Sellel nii suurt vahet ei ole jah, et ei ole muret ka järgmine aasta, et võtke must püstol, pange paaki ja. Et värve tuleks ikka eristada, roheline ja must on ju. Kas te seda oskate viimaseks veel öelda, et kas see autoga teeb ka midagi, ma mõtlen sõiduomaduste suhtes, et ma nüüd seal etanool on? Võimsus pidi jääma täpselt samaks. Ma lugesin, et äärmisel juhul võib olla kütusekulu 10-5% suurem, aga siis oli ka muidugi lõppu pandud, aga kütusekulu valdavalt ikkagi oleneb sõidustiilist ja kõik muu, et ma isesi kui palju seda tõesti märgata on. Ja kõige selle juures pidage meeles, see kõik on ju planeedi hüvanguks. Ja, teame. Lähme edasi, selge, saime võib-olla selle pildi ette, mis on vaja saada on sellest bioetanoolist bensiinis. Väga vahva loo jagas meie kolleeg Ronald Liive, kes on tegelenud viimased kuid aktiivselt auto ostmisega. Ronald, kui sa meid kuulad, siis hoi, tervitame sind ja sinu autoostu teekonda, mis on jõudnud lõpule. Sa kirjutasid selle kohta ühe väga hea loo ja seal on väga selline oluline moment kõigile inimestele, kes teevad proovisõite ja vaatavad, et hindavad neid näitajaid, mida siis autotootja lubab ja mõtlevad selle järgi, et kas ma ostan auto või mitte. Konkreetne näide, Ronald sõitis Toyota, kas see oli vist RAV4 või? Jah, hübriid. Tema jaoks oli väga oluline auto väike kütusekulu, proovis hübriidmootorit, läks sõitis mitu sõitu ja jälgis oma silmaga, mis on kuningas, jälgis seda näidikut, mis on armatuurlaual ja jättis meelde, mis numbri see näitas. Seal oli number oli kuskil 7,2-7,5 liitri vahel 100 kilomeetri kohta. Ta tegi pikad proovisõidud, mitte ei törtsutanud ümber kvartali, vaid käis seal ära kohe täitsa Saaremaal. Ja tagasi viies Toyota esindus andis talle sellise digitaalse diplomi. Siuke nagu turunduslik siuke mingi asi, plenn, mis näitab, et palju õnne sõitsid ja sinu auto kütusekulu oli 5,7 liitrit 100 kilomeetri kohta. Tekitas väga palju küsimusi, kuidas saab olla see, et üks ja sama auto näitab siis kahest kohast erinevaid numbreid ja väga oluliselt, et kui me võtame siin 2 liitrit, on see kütusekulu vahe, see on peaaegu siis 25% erinev, mis võib-olla päris oluline argument mõne jaoks, kes tahab osta autot selle põhjal, et ikkagi oleks kütusekulu väike. Siis tuli välja ka selle seletus ja Toyota ütleb, et jah, et meil on auto peal selline tarkvara, mis jälgib auto sõitmist ja arvutab kütusekulu ainult siis, kui auto liigub. Mis on juba iseenesest väga huvitav, aga nagu näha, siis ta arvutab täiesti numbrid puusse võrreldes sellega, mis auto armatuurlaud näitab. Jah, et see oli väga huvitav. Mina nägin esimest korda sellist, et väljastatakse sulle siis diplom, sest et ühesõnaga need ametlikud numbrid, mis on reklaambrossüürides. See on esimene asi. Just, nendesse suhtume me kõik nagu nii reservatsioonidega, need on saavutatud mingites X tingimustes. Ükski vähegi teadlik inimene ei võta tõsiselt seda, et ta saabki selle kütuse kulu, mis ta lubatakse. On võimalik, aga ühesõnaga. Siis teine näitaja on see, mida sulle auto ise arvutab. Mida ise arvutab. Mis on realistlik. Just, ja kolmas kõige kindlam variant on see, et paned paagi ääreni täis, sõidad oma kilomeetrid ära ja lähed tangid uuesti paagi ääreni täis. Ja vaatad, mitu liitrit sisse läks. Teed matemaatilise tehte ja saad teada oma auto tegeliku kütusekulu. Ja nüüd on siis tulnud, neil on 4. mõõdik, auto müüja arvutab sinu eest selle kulu välja ja lahutab sealt maha palju liitreid. Et neil on lisatud proovisõidu autodele seade, mis selline GPS-seade, mis mõõdab ära, kui palju sõideti ja siis tuleb välja, et annab ka mingi kütusekulu, mis on nii, millel on selline turunduslik mekk juures, et miks arvutada kütusekulu ainult mingi teatud parameetri pealt.
et noh, et kui arvutasime kütusekulu ainult selle pealt, kui sa sõitsid 70–90 kilomeetri tunni kiirusega või noh, et see tundub nii jabur, sest ma ju ise näen, et mul on silmad ees, et see auto võttis 7,1 liitrit mingi 400 kilomeetri peale, et miks siis ulatada mulle diplom, kus on peal 5,7, et kas te siis lubate, et edaspidi ongi mu auto kulu 5,7, aga ei ole nii ju. Väga eksitav jah. Toyota ütles ka siis esindaja, et jah, et see on, kuidas see tsitaat siin oligi, et see on selline mänguline näitaja. Ühesõnaga tehke, et ma saan aru, proovisõiduautodega on alati see hea asi, et siis ju sa saad ju kütuse tasuta. Sa võtad auto, sulle seal on kütus sees, lähed sõidad oma mõned sajad kilomeetrid ja viid auto tagasi. Aga kui te päriselt olete ostmas ja olete tõesti, sul on paar tükki sõelale jäänud, siis, ja väga oluline, nagu näiteks Ronaldil oli kütusekulu, siis tee see kulutus, tee see täispaagi meetodi test ära. Et ära usu seda, mida ütleb selle automüüja, isegi see auto kompuuter võib natuke valetada, aga mõõda siis täpselt ära. No võt, see on siis meie autotunnine, et tänane esimene konkreetne kasvu ka kuulajale, et saab midagi kõrva taha panna ja äkki targemad otsused langetada. Veel üks uudis selle kohta, Eesti autoturul on müügil väga põnev ja võib-olla toredad emotsioone tekitav mudel, Lada Niva. Jah, et just äsja on alustatud Eestis taas Ladade müümist. See esialgu on väga saladuslik. Koduleht on ladakeskus.ee, seal müügil ainult Nivad. Siin on tõesti 3 uksega Lada Niva, 5 uksega ja siis veel saad lisavarustust ka osta. Jah. Esindused on esialgu Tartus ja Pärnus, ma vaatasin. Autogeenus loomulikult kohe võttis ühendust, et saada proovisõitu. Lubati järgmise nädala jooksul vastata, et kas ja millal. Aga see on iseenesest väga kihvt, sellepärast, et Lada Niva tuleb ka siis sinna selliste odavmaasturite turule. Ta on küll natuke kallim kui Dacia Duster, hinnad hakkavad sealt kuskilt 11-12 000 euro vahel. Ja Lada Niva tegelikult maastikuomadustelt on täiesti tõsine maastur. Et ta ei ole mingi nalja tegema, ta ei ole linnamaastur. Seda, kas ja kui palju see auto kuskilt 70-ndatest arenenud on, saame me ilmselt siis proovisõidu käigus teada. Nägid see lisavarustusest, on tal ka siis ka Android auto ja Apple CarPlay tugi või? Ütleme, kodulehekülg on, koduleheküljel on lisavarustuse nimekiri tõepoolest olemas ja see on vist 5 PDF leheküljel ja see koosneb eranditult erinevatest kaitseraudadest, astmelaudadest. Ühesõnaga, selles mõttes väga tõsiseks maasturi elemendid, aga neid on lihtsalt, see on umbes, ma ei tea, mitukümmend erinevat esikaitserauda. No juba lisavarustus esimene... Mitte kaitserauda, vaid seda, kuidas on kängururaud. Siin on kirjas kaitseraud, lisavarustus esimene lehekülg on täis 144 eurot, esimene mudel, järgmine 154 eurot kaitseraud, 134 eurot kaitseraud, 129 eurot kaitseraud, 93 eurot. Väga palju kaitseraudade versioone, eri hinnas, kõik jäävad vahemik umbes kuskil nii 70 kuni 150. Siis on seal suured need katuseraamid, mille peal isegi pakiraam nagu mõned maastikuelemendid veel, millega saab natuke vedrustust tõsta. Ühesõnaga, väga selline ühekülgne varustuse nimekiri. Ühtegi sellist tehnoloogilist lisa seal ei ole, et tõesti Android auto või Bluetooth või et selle kohta nagu info puudub. Ja saadaval on 3-ukseline versioon, 5-ukseline, muidugi manuaalkastiga, mootori võimsused vaatasin seal kiirelt oli 83 hobujõudu. Et põnev, päris tõesti ilma nagu irooniata üks auto, millest ma ei tea mitte midagi tänapäeval. Ma ei ole aastakümneid ühegi Nivaga sõitnud, väga tahaks. Ja võib-olla tõesti on ta selline väga praktilise inimese praktiline auto, et kellel ei ole vaja Tallinn-Tartu vahet kütta päevade kaupa, kel on vaja oma kuskil talumaadel ringi ukerdada ja isegi Dacia Duster on tema jaoks võib-olla liiga tehnoloogiline. No nagu sa ütlesid, siis saladuslik kodulehekülg see on, et siit ei saa täpselt aru, kes siis on Eestis Nivade müüja, aga veidi uurides siis selgub tõesti, et see on sama hea Catwiz, kes ju Hondasid ja Citroene. Ja kui sa korraks seal vaatad, seal kodulehel on väga lahedad turundustekstid on, muideks sa leiad üles, seal on
legendaarne sõiduk, mis tagab tugevad emotsioonid igas sõitjas. Nii on. Seal allpool oli, et uksenupud on et kroom on asendatud töise plastikuga või selline, noh. Ahah. No, aga tõesti, see on väga huvitav ja kui sa ütled, et ta on kallim kui Duster oma alghinnas on, siis väga huvitavasse kohta paigutab. Jah, see on naljaks, kus see Lada kuidagi käib lainetena, et siis kui tuli see Lada 110, mis oli põhimõtteliselt esimene uus Lada peale seda, kui igasugust 01 ja 05 ja koos, ühesõnaga nad ei surnud koos Nõukogude Liiduga, aga Eesti turult kadusid ära. Siis müüdi seda 110 väga palju. Nüüdseks on kõik need 110 ära surnud kuskile, vahepeal Ladade müümine lõpetati. Vahepeal neid kuidagi on liikunud, aga ilmselt vist mitte ametlik edasi müüa ja nüüd nagu jälle siis on leitud, et aga äkki on Lada müüb hästi turul, kus ostetavad autod lähevad aina kallimaks. Inimeste jaoks juba 30 000-lised linnamaasterid on täiesti tavaline, mitte enam nagu kallis. Porschesid ostetakse kümnetes. Aga vaatame, väga huvitav, kas leidub ostjaid ka Lada Niivale? No selge, Eesti turul ta on ja lubame teid kõiki kursis hoida, kuidas selle masinaga sõita on, kui avaneb selleks võimalus. Aga teeme nüüd siia uudistele lõpu ja siis räägime mõnest masinast natuke lähemalt. Autotund. No nii, proovisõidu aeg. Sulev, sa käisid sõitmas Hyundai'ga. Ja ma käisin sõitmas Hyundai'ga ja ma võis pole eales oodanud Hyundai'ga sõitmist nii väga, kui ma ootasin seda autot. Väga hea algus. Tegemist on siis i30N sellise sportliku luukpäraga. Ma üritan vältida seda kuumpära sõna, sest minu jaoks eesti keeles see ei kõla, see on nagu chassis või sellised asjad, mis ei kõla hästi. See on midagi sellist, mida et mingi väga kuum pidu või keegi nägi väga kuum selles kostüümis välja. Otsetõlked ei tööta. See väga ei tööta. Aga see on... mis see tähendab, see sõna, mida me ei taha tõlkida või öelda? Mis see tähendab see vorm? See on tavaline luukpära, nagu sa näed siin igal pool, aga teil lihtsalt väga sportlik on jäägi vedustus, võimsam mootor, aga samas täpselt sama praktiline nagu ka selle nii-öelda odavamad variandid. Ja Hyundai'l on esimest korda nad üldse teevad sellist asja. Tõsi ka, jah? Et nad on nagu sellist tõeliselt sportlikku luukpära, nad pole kunagi varem teinud. Et neil on vahepeal kupeesid olnud, mis on valdavalt USA turul, vahepeal oli see Genesis kupee ka Eestis aastaid tagasi, ja Kia on nagu selline natukene, kui me ütleme kuumad, siis sellise soojema luukpäraga, Kia Ceed GT-ga olnud. Soe luukpära, aga nüüd see Hyundai i30N on esimene tõeline sportlik luukpära Lõuna-Koreast ja see on väga-väga kihvt. Kui sportlik ta siis on? No ta on täpselt seal, kus need praegu konkurendid on, ehk et natukene alla 300 hobujõu, 275, esiratte vedu, valikus on ainult manuaalkõugast, mis on minu puhul täpselt nii nagu peaks, sellistel autodel ei tohiks olla automaat minu mõnest, ja teeb palju häält, on selline sportlik ja jäik sõita, aga samas on väga, väga mugav tegelikult, et ei olnud liiga jäik, et ma nüüd mõtleks, et ma pean seljaarsti juurde minema või need plommid tagasi panema, mis välja kukkusid. No, see oligi üks oluline küsimus kohe nende siis sportlikumate autode juures, mida sa võiks kasutada ka igapäevases sõidus, et kui mõnus nad on. No meie siia raadiostuudiosse tulles õues ma tulin mööda parklast, kus mingi tüüp oli endale ostnud Golf GTI, automaatkastiga vaatasin sisse, väga huvitav, mis on täpselt selles suunas kompromissi, et teeme siis igapäevasõidu ka mugavaks, aga võimsust on ju ka. Miks sa arvad, et see manuaal on just õige? Ma olen ka natukene veider, ma olen selles suhtes, aga manuaaliga sõitmine mulle tõesti meeldib, eriti kui sa ostad sellise sportliku auto, et siis see kuulub sinna sõiduelamus juurde. Mis selle Hyundai i30N-il on uut, mida teistel konkurentidel hetkel veel ei ole, on selline see automaatne vahegaas, et kui sa vahetad käiku, siis ta viib mootori pöördet täpselt sinna, kus selle käiguga on, ehk kui sa vahetad näiteks 5.–3, siis ta võtab kohe pöördet kõrgele, lihtsalt sidur alla ja sidur lahti ja see on täiesti sujuv käigu alla vahetus, ehk et see teeb tegelikult selle manuaalkäigusti opereerimise palju lihtsamaks, et kui sa mõtled, et ma ei jaksa ikka kogu aeg neid üles-alla vahetada ja gaasiga mängida, siis see on palju mugavam. Aga see töötab mingisuguses eraldi sportrežiimis või?
ükskõik mis režiimis, vajutad peale, tehtud, saad maha võtta, ükskõik mis režiimis samamoodi, sa saad kõike konfigureerida. Kui me juba käigukastideni jõudsime, üks asi, mida mina ei ole kunagi selgeks saanud, mul on erinevate autodega üritanud, nüüd ma proovin seda, selle labadelt käiguvahetus, et enamus automaatkaste saab ümber lülitada nii-öelda manuaali peale ja siis ma proovin siis sõita nagu vormeli sõita. Nagu vormel. Aga see ei ole nii käe sees kui manuaalkastiga, seal käid nagu kõik see sidur käib juurde, et aju on nii ära õppinud, aga võt seda, kas sina oled selle labadega vahetuse võlust, eriti kui neid pannakse ka, ma ei tea, 1,2 liitrisele mingile suvalisele linnamaasturile on võimalik, võib-olla utreerin, ka saada selle labadega käiguvahetus, aga miks? Ma ei tea. Mina seda päris ei tea, ma saan aru labade käiguvahetus, kui sul on tõesti auto on nii kiire, sul on mingi superauto, et sa lihtsalt kogu aeg pead millisekundite küsimus on, kui sa saad selle järgmise käigu, et hästi kiiresti. Aga tavaautode puhul ma saan, et see on mugavam, aga kui palju sa reaalselt seda kasutad, kui sa rahulikult sõidad oma 1,2 liitrise linnamaastoriga? Ma ei ole selgeks seda saanud, ma õudselt tahaks nagu ka niimoodi labadelt vahetada, aga seda... Mulle tundub, et see on üks nendest osadest, mis on paljudele uutele autodel on nagu taha on kleebitud 2 toru otsa, mis nagu mängivad summutit. Aga kui sa näpu sisse paned, saad aru, et see ei vii kuskile, et ta annab sulle emotsiooni, aga tegelikult praktilist funktsiooni ei ole sellele seal. Aga see hääl, et kas hääl oli päris? See oli kõik päris, et seal ei ole midagi kunstlikult tehtud, nagu tänapäeval vahetada pannakse kõlarite süsteemist natuke mingit heli juurde, see kõik tuli, sa kogu aeg kuulsid, et kuskilt sealt pakassist tuleb mingi ilge mürin vahepeal ja see kõik tuleb sealt summuti süsteemist, see kõik on inseneride töö ja samuti ka summuti on erinevate režiimidega, kas ta on valjam või mitte ja kui on mootorsae ja summutisae, siis kõrgetel pööretel see ikka paugub ja haarab jalakäijate pilke päris palju. Mul tuleb kohe mõte, et me peaksime tegelikult oma saates nende proovisõidu formaati natuke täiendama. Igaüks, kes tuleb siia rääkima, enne siis võtab väise mikrofoni ja diktofoni kaasa ja aseb meie kuulajatele ka seda, millest teie siin räägite. Et kui ka heli on, siis peaks seda laskma. Mul on kuskil Facebooki Messengeris video olemas. ja selle peale mul tuligi, et kui ma seda nägin, sest ma siin sügisel õnnestus järjest sõita päris mitme tulise luukpäraga või siis kuuma või leige. Sportliku. Seal oli Opel Astra OPC, mis on nüüd küll päris mitu aastat vana mudel, Peugeot 308 GTI, siis üks Focus ST, ühesõnaga, ja kõikide nende puhul oli kõige rohkem, millest ma puudust tundsin, oli see sama, et kui mul on seal juba 250 pluss sobujõudu, ma tahaks, et ikka häält ka teeks ja mitte ainult siis, kui ma olen ta tõesti viinud kuskile sinna teisele poole 5000 pööret, vaid see sama, et ta podiseks mul ka koha peal. See on mingi auto või petroseksuaalide värk, et paljud sellest ei saagi aru, et miks ta peab mürisema, et ma tahan ju elektriautot, vaat kus see on hea, see sõidab vaikselt. Aga kui sul on palju jõudu, siis auto peab müdisema. Ma olen nõus. Kas ei ole, vist sealt Leon Cupral on see kõlari süsteem, ehk siis juhile lastakse mingit heli. Vaat see on kas juhile, siis kas mõnikord lastakse ta ka välja poole? Minu tead Cupral on see, et mootorist on mingi selline nagu kanal, mis tuleb mootori heli lähemale, et päris kõlaritesse see ei lähe, aga jah, et nagu kasutatakse sellise nagu sünteetilisi võtteid, ütleme niimoodi. Kas ei rahuldaks sind, et oleks selline, sa saab tunde kätte ja parem kui mitte midagi, aga tore muidugi, kui see Hyundai N-i puhul on see tõesti tehtud päris häälena, siis on see väga kiht. Tüdruksõber kohe ütles, et nüüd on kohe kuulda, kui ma manööverdan maja ette, et meil on küll esimene korra see akner nagu auto kõrval, aga seda on, kõik ütlesid nagu kohe on kuulda, kui ma jõuan. Sest see ei ole ilmselgelt ju mingine kosmostehnoloogista teha, et tuuning summuteid on ju alati saanud osta vähekene, ütleme naabruskonnale häirivamaid. Et kui me vaatame, mis siis karjas see tegelane ringi liigub, siis sa juba nimetasid siin Peugeot, kellel on sellised sportlikud luukpärad, sa nimetasid Opel, GTI läheb ju sinna Golfilt. Kes veel? Ei, võt, nüüd me vist olemegi sattunud sellesse, et kuna neid on nii palju ja Golf GTI on tänu Golf R-ile langenud pigem, kuidas me ütleme, siis leigete luukpärade või mõistlike luukpärade hulka. Jah, pigem küll, et Golf GTI on tänapäeval selline 225, 230, et
täiesti teine äärmus on 400 hobujõulised Audi RS3-d ja Mercedes A45-d, aga seal 300 kandis on nüüd need uued on kõik umbes seal, et on ka see uus Civic Type R, Megane RS on nüüd väljas, esimesed review'd ja see toob õige pea ka müügile suve jooksul, et see natukene alla 300 on praegu see, kus kõik konkurendid on. Mis teda nendest konkurentidest eristab või miks üldse, kui tal on, ma saan aru, et see atraktiivsus olemas, miks ma ostan talle sükse mõnusa väikse igapäevase auto, aga tegelikult ma saan selle tunde kätte sportlikkuse. Mis selle Hyundai nagu seal siis eriliseks võiks teha? Ma hetkel ütleks, et kui uutel konkurentidel, kus kindlasti Focus ja kõik nüüd tood uued välja, kui uutel seda vahegaasi ei ole, mis on see automaatne rev matching nii-öelda, see on kindlasti pluss. Samuti see, et on tõesti heli poolest natuke atraktiivsem ja lapselikum ja mis minul on väike kiiks on see, et tõenäoliselt seda Hyundai'd väga palju ei ole, et ma arvan, Golf GT'sid sa näed rohkem, ehk et on natukene eksklusiivne võib-olla, mitte kõige õigem sõna, aga seda ei ole linnapildis nii palju. Kas sa hinda ka jõudsid vaadata, ma tean, et kui Seatid mingi hetk hakkasid täiesti ootamatult tunduma, et ma saan alla 30 000 euro saan ma omale sellise sportauto ja lisaks veel universaali müüakse ka seda kuprat. Aga kuhu see Hyundai paigutub hinnaga? Selle i30N-il on 2 eri varianti, et tavaline on 250 hobujõudu ja 25 000 ja proovisõidumudel oli N Performance, mis on 275 hobujõudu ja tähtis on ka seal, et seal on see esirataste vahel diferentsiaal, mis aitab pidamisele hästi palju kaasa, et lamellidega 2 kraadi külma märg asfalt, teise käiguga peaaegu et gaas põhja ei olnudki väga probleeme ja ta vedas ilusti asjad välja. Ja see performance on 27 ja midagi, ehk et ütleme 28. Aga huvitav on see, et performance mudelil on lisavarustuses on kokku 4 asja. Sul on värvivalik, sul on panoraamkatus, navi ja siis selline puiktala, mis läheb tahaistmete taha, et oleks veel auto jäigem. Kõik ülejäänud asjad on see, istmesoojendused, elektriistmed, roolisoojendus, kõik mida sa tahad, on sul kõik olemas, nii et sa saadki 28-ga auto kätte ja sõiduelamust on küll ja veel. Mulle väga meeldib see, mis ma kuulen tegelikult, ma hakkan mõtlema, Hyundai ise on oma teistest mudelites ka kuidagi väga sümpaatse selle mudelirevi kokku pand ja see hind on ju tegelikult üsnagi mõistlik. Ta näeb välja piltidelt, et kes meid kuulavad, guugeldage seda i30 ja N on ju sama nagu i30, mis tal on, kas tal mingi spoiler on juures, ei ole? Taga spoiler, 2 summutit, mitte ainult 1 ja need stanged on natuke sellised agressiivsemad, et minu arust ta näeb natuke parem välja kui tavaline N, aga ta ei ole nii selline nagu Civic Type R on, et täiesti ufoks lastud. Ja see ongi hea, sellepärast ma ütlengi, et ta on päris hea selline tulemus on, et just, et tänu sellele konkurentsile, et kõik teevad ja inimesed ostavad, ongi nende hinnad, ma nüüd ei teagi, kas hakanud langema või me olemegi jõudnud sellesse punkti, kus tundubki, et 28 tundub väga mõistlik, odavalt mõistlik. Et, nagu me Laada Niiva juures rääkisime, et ostujõud on nii palju suurem, et nii on, aga teeme siis proovisõidurubriigile praegu kriipsu peale ja räägime veel ühest teemast. Autotund. Nii, autotunni viimane kolmandik, me oleme püüdnud alati leida mõne kasuliku mõtte või nipi või teema, mida jagada kuulajatega ja ise omavahel ka häid teemasid. Me kõik oleme siin praegu selles olukorras, et me võiks rääkida sellist asjast nagu rendiautod. Auto rentimine, praktiliselt näpunäitad selleks, kui lähed välisriiki ja tahad selle sõita, siis suvi on algamas, kus paljud lähevad ja ilmselt rendivad, aga tegelikult kehtivad kõik need soovitused ilmselt aasta läbi. Kõige värskemalt vist on autod rentinud Tarmo. Kui sa peaks seda protsessi kirjeldama, sa ilmselt broneerisid auto, enne kui sa läksid reisile, jõudsid kohale, said selle kätte, sõitsid ja andsid tagasi. Kuidas sul see protsess läks ja on sul mingi nõu on seal? Protsess läks täiesti muretult ja see kõlab siin nagu häbematu reklaam mingi jälle autogeenuse lehele, aga tegelikult ma järgisin seda sama juhist, sest ma ei ole varem vist isegi välisriigis autot rentinud niimoodi puhtalt, lihtsalt kliendina, et olen saanud kuidagi tutvuste kaudu. Järgisin seda sama juhendit, mille vist sa ise kirjutasid kokku, et võtad selle linna, paned Google'i otsingusse selle näiteks car hire in Madrid ja siis, mis Google'i otsing sulle annab sulle kohe mingid tulemused seal kõrval.
ja siis vaata selle järgi, et kui palju on seda konkreetset ettevõtet inimesed kommenteerinud ja kui palju on tal nii-öelda tärne. Selles mõttes, kui kellelgi on 5 tärni sellel ettevõttel, aga seda on kommenteerinud 3 inimest või 15 inimest, suur linna puhul me räägime isegi, võib-olla ka 100 ei ole veel näitaja. Et sa vaatad 5 tärni, aga tegelikult sa vaatad väga, võib-olla selle firma enda töötajate antud ja valisin sealt paar esimest, kus oli tõesti 100 kommentaare, 100 hindajaid, hinne oli mingi 4,5 ja läksin nende lehtedele ja lihtsalt võrdasin, panin oma kuupäevad sisse, vaatasin, et seal oleks all-in kindlustus, mis põhimõtteliselt katab sul kõik ära. Oli ka selles mõttes, et vaja küll ei läinud, aga põhiline see, et kui ma broneerisin auto ära ja läksin sellele järgi, siis mulle ei müüdud mitte midagi peale. Ja see tuli ka seal kommentaaridest välja, kui sa näed, et inimesed järjest kirjutavad, et täiesti väga hea kogemus, väga kiire teenindus ja seal ei ole kommentaare, et nii kui kohale läksin, siis alles hakati raha küsima. Ma sain auto 8 päevaks 188 euro eest, mis teeb 23 eurot päev. Lapsetool hinna sees, kindlustus hinna sees. Et see sama juhend, Google, kommentaarid, hinnangud. Ja et sul töötas see? Täiesti töötas. Mida ma olen rääkinud paari tuttavaga hiljuti, kes on käinud reisil rentinud, on see, et mul on nagu aru saanud, et kui sa küsid, palju sul maksis siis päevaks, et see on niisugune tundlik teema. Ja just sellepärast, et sa võid kuulata näiteks, keegi ütleb 23 eurot, keegi ütleb 50 eurot ja siis üks tüüp tuleb, ütleb, mul oleks 10 eurot päev. Ja see tegelikult on petlik, et seda ei maksa küsida, et et kuule, äkki sa käisid samas kohas, sest need hinnad muutuvad tihti hooajast mitmekordselt ja ka väike linna vahe võib olla samas piirkonnas. Ma lihtsalt ütlen ka, et see auto, mille ma siis ma bookisin Ford Focus or similar, nagu see alati on, see on selle klassi auto. Ma ei saanud Ford Focus, sain Hyundai i30. Enni? Ilma ennit, aga manuaali. Aha. Et sellise keskklassi luukpära hind Hispaanias oli selline sellel hetkel. Aga jah, kahjuks ei ole siin öelda ajakirjanduslikult ühtegi põnevat lugu, kus mind jõledalt tõmmati. No aga see on hea näide vähemalt selle kohta, et see soovitust jälgides sa said hea tulemus. Jah. Mis sa Sulev oled rentinud ja kuidas see läinud on? Mullu augustis rentisin Lõuna-Prantsusmaal, et mägiteedel sõita ja minul oli peamine kriteerium see, et auto ei oleks liiga nõrk mootori poolest ja et oleks piiramatu kilometraaž, mida päris paljud tegelikult suurfirmad mõned üldse ei paku, aga noppisin välja, mis pakkusid ja samamoodi kõik läks ludinal. Ainuke asi oli see, et kui ma jõudsin, siis minu valitud autot ei olnud, et mul oli BMW esimese seeria luukpära or similar, aga öeldi, et vaata ei ole, et äkki tahate suuremat Citroeni. Ma ei tahtnud suuremat Citroeni ja siis leiti mulle automaadiga BMW, sama mudel ja öeldi, et tehakse sama hinnaga, sest manuaali pole olemas ja väga elamustu rohke sõit oli. See kõlab nagu, et sa saad parema auto, automaat üldiselt on alati kallim autorendis, aga kas sinu jaoks oli ka parem? Sa tahtsid manuaaliga sõita mägiteedel? Ma lõpuks mõtlesin, et need mägiteed kohati oli ikka nii kitsad, et võõra autoga võib-olla manuaaliga on lihtsam ikkagi, et oleks enda auto või auto, mida sa tunned rohkem, siis oleks kindlasti manuaal eelistatum. Aga võõras auto, täiesti võõrad ja väga kitsad teed, siis ja topeltsidurika BMW automaatikaga kass, mis on väga kiire, siis ega ma väga nuri seda ei saanud. Et üks asi, mida ma seal rendi puhul aru ei saanud mitmetel lehtedel oli see, et mina olen harjunud või nii palju, kui ma olen aru saanud rentimiselt, sulle antaks täispaagiga auto ja viid tagasi täispaagiga auto. Aga seal Hispaania puhul oli mingitel puhkudel oli, et seal on veerand kuni 3 paaki, midagi nad täidavad ise või hästi segan oli, nii et ma lõpuks valisin sellise, kus oli tingimuseks see, et täispaagist täispaagini. Et üks väga selline ohtlik viis, kuidas saada nagu rahaliselt kaotada palju on see kütuse teema, nagu sa ütled, sellepärast, et kui tavaliselt on riigis kütus mingi hinnaga, siis autorendisfirmades kipub see kütus olema 2 korda kallima hinnaga või ütleme, kui sa viid poole paagiga tagasi, siis selle täitmine sulle pärast krediitkaardilt võetakse ära mingi 100 eurot või mingi absurdne summa, nii et alati tasub viia täispaagiga tagasi, see on ka hea soovitus.
Seda ma muidugi ei näinudki, kas seal saab ka auto võimsust valida, sellepärast et ma olin perereis, et mul ei olnud plaanis seal mingeid mägiteid sõita, aga kuna Lõuna-Hispaania on iseenesest väga mägine, ka need kiirteed, siis ma pean tunnistama, et see oli küll koht, kus inimesed küsisid, nagu miks sul nii võimsat autot vaja on, kus sõidad sellega. See Hyundai, mis oli, ma mäletan sõnaga, ta oli bensiinimootor, suhteliselt nõrk. Ma pidin ikkagi mägedest 6. käigu asemel, siis paned 5., siis paned 4. ja sa saad aru, et sa kaotad kiirust, sul on gaas põhjas. Et see mootoritele minu arust väga halb, kui sa sellist asja teed, et kui ma nüüd uuesti läheks, siis ma vist kirjutaks autorenti ja küsiks, et sooviks nüüd kilovati järgi valida. Minu soovitus on ka see, et võtke ühendust autorendi kohaga enne, kui te lähete. Ma ise olen sattunud sellises olukorda, kus ma jõudsin siis sihtkohta lennujaama Itaalias ja kõik uksed olid kinni ja ma olin siis reisiseltskonnaga ja kohvritega keset lennujaama hilisõhtul ja oli nägemist ja vaata ise, kuidas hakkama saad. Ainukene põhjus oli siis see, et ma ei olnud enne autorendifirmale öelnud, et ma tulen just selle lennuga, oodake mind ära. Üldjuhul 90% nendest nagu, kui nad teavad su lennunumbrit, nad näevad kohe seda kellaaega, millal see maandub. Mul lend hilines võib-olla vist 45 minutit või nii. Ja sellepärast pandi uksed kinni ja mindi koju. Ja hästi lihtne väike asi, et kas helistage, kiirutage üle või pange kirja oma lennunumber kuhugi ja siis välite, et ma pidin ostma seal kuskil maksma 100 eurot vist taksoraha, et öösel sõita kuskile siis majutuskohta ja pärast tagasi, et vältige seda viga, et see on loll asi. No võt jälle ilmselt sellel ettevõttel, mida mina kasutasin, oligi sellepärast ka väga head hinnangud, et nad kohe kirjutasid mulle nii, millal sa saabud. Kuna ma saabusin 1:30 öösel, siis ma ütlesin, et ei ole probleemi, ma tahan seda autot hommikul, sest ma ööbisin lennujaama lähedal. Nad tulevad, kuna nendel ei ole ju majanduslikult mõttekas oma autosid hoida seal lennujaama ees, sest see on ilmselt väga kallis. Nad tulevad ise, võtavad su lennujaamast peale, viivad oma sinna autorendi punkti, pärast viivad nad su sinna hotelli tagasi, kuhu sa tahad, et see oli nagu väga perfektne teenindus, et ilmselt on see turg ka seal ikkagi nii tihe, et nad peavad sellest, et autorentija on kuning, või siis teenuse pakkuja on kuningas ja vaata ise, kuidas saad nagu lahti saama, sest seal on neid pakkujaid ju tohutult. Ja kui sa selliseid väikseid trikke ei tee, siis sa lõpuks seal Google'i hinnang määrab lõpuks sinu äri edukuse. See on väga oluline aru saada, kui sa lähed rentima autot, et öeldakse, et meil on nagu majutusteenuses on meil Booking.com ja Airbnb, mis on nagu väga hästi toonud kvaliteeti üles, et sul kliendil on võim, klient valib on ju. Ja nagu ma ei tea, taksoteenuses Uber on aidanud ka seda, et inimesel on ikka inimeste tõmmata, et autorendis seda ei ole veel head lahendust. Parim alternatiiv ongi see Google, et kasutage Google'it ja vaadake hinnanguid. Ja kui ma otsisin neid, paned ikka cheapest car rent in Spain, siis õnneks on meil nüüd siis endine minister, ma saan aru vist, kes on andnud kogu Eesti rahvale hea õppetunni, mis on juba vana rahva tarkus, aga vajab ikka ja ikka ülekordamist, et kui mingi asi on liiga odav, et olla tõsi, siis tõenäoliselt mingi jama seal ongi. Jutt siis Ossinovski autorendi saagale kuskil Lõuna-Ameerikas, kus mingi eraisikust või autorentja üritas pärast tohutuid rahasummasid talt välja nõuda kogu selle kahju eest, mis Ossinovski väidetavalt autole tekitanud on. Et mina täiesti teadlikult ma leidsin ka guugeldades mingeid pakkumisi, kus ma saaks 10 euroga päev auto ja loomulikult euromärgid kukkus silmad, et äkki võtaks, mõtle, kui palju ma kokku hoian, aga ma ei julgenud. Ja mina selle probleemi ma olen samuti läbi teinud, et ma olen ostnud autorendi ja siis tellinud ära ühest veebisaidist, mis on umbes kõlab nii, et umbes nagu autorent24.com, mis tegelikult vahendab vahendajaid. Ja nemad on seal ahela kuskil väga ühes otsas ja mul ei ole seost selle autorentijaga. Ja siis oli ka see, et kui mingi probleem oli, siis seal kellega sa suhtled, kellelt sa kompensatsiooni küsid, siis on hirmus keeruline. Minge sinna kõige lähema lõpp-punktini, et vaadake seda linna või lennujaama ja kes sealt rendib. Just, ja väga lihtne, võta 3 suuremat pakkujat seal lennujaamas või mis Google välja annab ja tee igas ühes täpselt sarnane päring, vaata, sa saad kohe seal kodulehe linna teada, sa ei pea kellegi emailima. Ja kui keskmine hind on 50 eurot päev ja keegi pakub sulle 15-ga,
no võtame mõistu, see ei saa olla reaalne, noh. Siis nad müüvad sulle kindlasti peale kas kindlustuse või siis lihtsalt see auto ilmugi kohale ja halvemal juhul oled sa oma krediitkaardi andmed ka veel sisestanud jumal teab kellele. Võt, viimane asi kindlustus, sa ütlesid, sina võtsid selle, kus kõik on sees, sulle, kuidas sinu kas sulle üritati müüa mingisugust kallist mõttetut kindlustust? Ei, aga kuna ma võtsin suuremast ettevõttest, ma võtsin Hertzist, siis seal oli põhimõtteliselt juba kõik juba sees, et nad pakkusid, aga kõik, mis mul oli valitud, oli juba kattis kõik ära. Mul tunne, et see kindlustuse teema on vist natukene päevakohasem Ameerikas, kus on väga palju erinevaid, et siis kolmanda isiku ja siis see kindlustus, kui kellegi lihtsalt su nägu ei meeldi ja su kohtusse kaebab ja üldiselt on jah, et Ameerikas on need kindlustusi selliseid, kus siis katab kõik ära, siis sul on mingi omavastutuse kindlustus ja siis veel mingisugune kindlustus ja siis on selline, mis välistab tegelikult sinu rehvid, esiklaasid, täkked, ehk see asi, mille pärast sa ostad kindlustuse ja ostad selle kaitse veel välistuste kindlustus. Ehk selle vastu ei aita vist midagi muud peale selle kui eeltöö, et loe läbi, mida see kindlustus pakub ja siis üks variant isegi võtta tegelikult Eestis kindlustus. Ma olen nüüd viimased korrad kasutanud panga kindlustuse, krediitkaardi kindlustust, mis lõpuks tuleb soodsam. Jah, et kasutada Eestis, eks kindlustusmüüjad on ka kursis nende tingimustega, mis teatud riikides valitsevad, oskavad sulle anda kõige paremat nõu, saad neile oma emakeeles öelda, ma olen sinna, ma olen nii kaua ja müüge mulle nüüd see, mis kaitseb mind nende ja nende asjade eest ja siis Eesti kindlustusandja maksad võib-olla natuke rohkem, kui seal, ma isegi tea, kas hinnavahet on, aga maksad kindlustuseni tegelikult maksad südame rahu eest, et täpselt. Võt, kui meil rohkem kindlustuse soovitusi praegu anda ei ole, siis on meil aeg saade kokku tõmmata. Kuulake meid Spotify'st, otsige Autotund, SoundCloudis oleme ja kirjutage meile auto@genius.ee, kui teil on mõtteid, tagasisidet, küsimusi, kommentaare või lihtsalt tahate kirjutada ja me loeme vähemalt. Sellega on tänane saade läbi, aitäh!